Nii, olen siis jõudnud siia kuskile Loode-Eestisse ja eesmärk ikkagi sama, mis mul alati on olnud, et tahaks punast kala püüda. Miks ma just otsustasin täna tulla siia, on see, et tuuled on siin natuke trikke teinud selle sügisese mereveega. Et kui siit üks 20 või 30 kilomeetrit eemal on vesi üks 14 kraadi soe, siis väidetavalt Eesti Meteoroloogia ja Hüdroloogia Instituudi andmetel on siis siin veetemperatuur kuskil vahemikus 4 kuni 9 või 8 kraadi isegi. Et külm vesi punasele kalale meeldib ja mõtlesin, miks mitte. Sügis on küll varajane, aga kui vesi on juba nii külm, siis proovime ära. Ja tundub, et ka seekord on vesi lõpuks selge. Eelmine kord ma tegin ainult ühe viske ja pärast läksin põhimõtteliselt koju tagasi, nii et sealt mingisugust tulemust ei tulnud. Aga täna on siin kõike. On sellist halli ilma, on üsna korralikku tuult, vesi on selge, et ma arvan, et saab siin natukene sellist ekstreemi ja saab kõike muud ka. Valisingi praegu rääkimiseks natuke vaiksema koha, sellepärast, et kui see tuule kätte lähen, siis võib-olla ei kuule mitte midagi enam. Et asume tegudele ja vaatame, mis siit tulema hakkab. Vaatan, et hakkab ka vihma sadama. Nii et kõik on olemas, mida ma vähegi soovida oskasin. Tundsingi vahepeal, et olen liiga mugavustsooni sattunud. Ei saa ju päiksega käia seda kala püüdmas. Tuleb ikka valida selline korralik viikingi ilm. Mulle juba meeldib. Peab ütlema, et mitte temperatuuri, aga vee selguse osas olin natuke võib-olla liiga optimistlik. Aga samas ei saaks öelda, et olukord oleks väga halb. Et lihtsalt suur laine on kivide küljest, vetikad lahti, veksnud. Aga samas see ei takista pööki täielikult. Lihtsalt vahepeal tuleb lanti puhastada. Aga saame hakkama. Ma ikka tahaks selle sügisooja esimese kontakti siit kuskilt välja võluda. Tingimused just peaks soodsad olema, sest vesi on tõesti päris külm. Isegi nii külm, et ma mõtlen, et oleks pidanud kindad kaasa võtma. Aga väike kannatus käib asja juurde. Otsingi siit kohe uue kivi ja kuskilt äärest visata. Jääme ootele. Ilm läheb järjest ekstreemsemaks. Vihmasadu kogub tuure juurde. Siin on õnneks laine natuke väiksem. Nii et minu jaoks on hetkel ikkagi puhas paradiis. Ma jään ikkagi lootusrikkalt toimetama.
väga mõnus. Siit tuleb õhtusöök ka kindla peale. Sellised lained on siin. Loodus väga tagasi ei hoia. On vahepeal rahulik ja hakkab jälle koguma. Nüüd hakkab jälle tulema suured lained. Oh. Ikka kui valmis ei ole, siis lööb kivi pealt alla ka. Asi hakkab kriitiliseks minema juba. Tahaks süüa saada. Kõht on tühi. Väsimus hakkab tekkima. Frustratsioon. Ei ole seda kala mitte kuskil. Aga veel alla ei anna. Siin on veel mõned nii-öelda trumpkohad varuks. Ja mul on veel väike lootus ikkagi, et ma kuskilt võlun midagi välja. Nii et jälgime mängu. Võib öelda, et sõna otseses mõttes läänerindel muutuseta. Lootusest on veel 5 grammi alles. Mis sa teed? 5-6 tundi on korralikult püütud. Kala ei saanud. Karistuseks tuleb borši supiga leppida. Aga midagi ei ole teha. Tahtmine on lihtsalt nii suur, et kipub eirama igasuguseid loogikaseadusi. Kuigi mul on tunne, et täna olid need asjad üsna hästi paigas. Et eeldused olid kõik olemas ja ei olnud siin nii väga sellist alusetut eufooriat. Aga ju siis on vaja nüüd natuke pikemalt sellise kalapõua käes kannatada. Kui ikka selline haigus kalal on, siis vahet ei ole, kas neid tagasilööke on 1, 3 või 300. Ikka teed edasi nii kaua, kuni ükskord see kala lauale tuleb.